Päris ohtlik olukord on mul selja taga, rohelised mehikesed, need, kellel kiivrid on peas, tulid siis massirahutusi maha suruma. Ja ega tänapäeval see sõda tõesti nii ei ole, et püssimees kuskil sul selja taga põõsas istub. Ei, me peame valmis olema siin riigis massirahutusteks, aga ka taristuvastasteks rünnakuteks ja loomulikult nagu tänapäeval ikka infosõjaks. Masse tuli viimati ohjeldada siis, kui Aljoša Tallinna kesklinnast ära viidi ja see oli ootamatu ning ehmatav korrakaitse jaoks. 2007. aastastel meil kogemus on olemas ja loodetavasti see Eesti ajaloos jääb viimaseks, aga kuna sellele kindel olla ei saa, kui vaadates seda julgeolekukeskkonda, kus me täna toimetame, kus me elama peame, kus erinevad siis suuremad või väiksemad intsidendid dikteeritud siis vähem või rohkem meie naabri poolt nii Eestis kui laiemalt Euroopas aset leiavad ja mis on ju tegelikult oma kaalu juurde saanud alates Vene Föderatsiooni siis sõjalisest rünnakust Ukraina vastu ja pea 3000 inimest on sellesse õppusesse kaasatud ja see tegelikult näitab ainult ühte asja, et nende olukorda lahendamise ees ei seisa ükski asutus üksi, vaid ka nendes olukordades tuleb teha tihedat koostööd ja seda kiiremini kui kunagi varem, võib-olla kui igapäevaselt. Massirahutuste ohjamine on siiski vaid üks osa laiemast pildist. Kui sündmused väljuvad tavapärase korrakaitse raamidest, mõjutavad need kiiresti ka kohalikke omavalitsusi, kes peavad tagama elanike teavitamise, teenuste toimimise ja kogukonna turvalisuse. Hübriidrünnakute selliseks eesmärgiks ongi tekitada segadust, halvata siis riigi põhifunktsioone ja täna me harjutamegi selleks, et me proovime läbi kõik need vajalikud protseduurid, kuidas me staabid üles saame, kuidas me saame koordinatsiooni üles ja kõik need vead, mis välja tulevad tegelikkuses, nad teevad meid tugevamaks, kuna me suudame siit õppust võtta ja järgmine kord reaalses olukorras ikkagi palju paremini tegutseda. Küberrünnakud, on rahvarahutused, on elektri- ja veekatkestused, võib-olla veel niisugused sabotaažiaktid, midagi kuskil lastakse õhku, et mida me tegelikult harjutame, on just ennekõike see, et kuidas me kõige sellega korraga tegelikult siis riigina hakkama saame, sest me väike riik, vähe ressursse, et me harjutame seda poolt, et mitte ainult iga väikest õppust, vaid ka seda tervikpilti. Õppuse üks peamisi järeldusi on, et kriiside lahendamisel ei piisa ainult olemasolevatest teenistujatest. Mida keerulisemaks muutub olukord, seda rohkem on vaja inimesi, kes oleksid valmis riigile appi tulema. Just selleks luuaksegi praegu Eestis uut kriisireservi. Meie kõrval on vaja täiendavalt siis jõude ja täna me oleme siis otsustanud riigis lahendada sellisena, et me loome Politsei- ja Piirivalveameti juurde kriisireservi nii selle kui järgneva siis aasta jooksul ja eesmärk on 2027. aasta lõpuks, et meie kõrval oleks siis kriisireserv, 1000 inimest minimaalselt, keda on võimalik siis kutsuda erinevaid ülesandeid täitma ja seda põhimõttel nagu käivitatakse sõjalises kriisis reservide kokkukutsumine, et siin mingit erandit ei ole. Sisuliselt tähendab siis seda, et tegemist on sisekaitseüksusega, keda käivitatakse kui sarnaselt, kui kutsutakse kokku kõik tugevad poisid ja tüdrukud, mehed ja naised oma riiki kaitsma. Ilves 2026 jätkub veel mitu päeva ning erinevaid kriisistsenaariume mängitakse läbi üle Eesti. Õppuse eesmärk ei ole ainult kontrollida ametkondade valmisolekut, vaid ka harjutada koostööd olukordades, kus vaenulik mõjutustegevus püüab häirida Eesti igapäevaelu.